Jeesuse nimel kõiki, kes on täna siin, kes meid vaatavad, kuulevad. Jumal õnnistagu kõiki. Jumal õnnistagu seda sõna, mida ma tahan jagada. Ja paneme tähele hästi. See oli nagu antud mulle küllaltki lühidalt, aga selgelt, et siin on igal sõnal on kindel kaal, sest see on Jumala seadused sellised ja paneme neid tähele ja katsume nagu saada kinnitust, kui me kahtleme mõnes asjas. Selle pealkiri, jutluse pealkiri ma paneks, et vaimu juhtimine. Vaimu juhtimine, lihtsalt vaimu juhtimine. Siin võiks jätkata, millise vaimu juhtimine siis ja nii edasi. Aga küll selle jutluse käigus tuleb välja see. Ja Jeesuse nimel ma alustan ja kõigepealt seda, et Jumal on vaim. Jumal on vaim. Inimene on vaimne olend, keda juhib vaim, kellel on hing ja kes elab kehas või ihus või lihas, nagu öeldakse. Milline vaim, kelle vaim juhib meid? Siin on kohe küsimus. Kõik, millest tuleb juttu või see jutlus, need on võetud Piiblist, mis on Jumala sõna. Juhtijaks on Isa, Jumal, Poeg, Jeesus, Jumal ja Püha Vaim, Jumal. Nii et ka siin on ära öeldud nii Jeesus, Isa kui Püha Vaim, kõik on Jumalad. See on Püha kolmainsus. Jumala kolmainsus. Ja see on, kes meid juhib. Rooma 8:14 ütleb nii, sest iganes kõik, keda Jumala vaim juhib, on Jumala lapsed. Ja Salm 16, seesama vaim tunnistab ühes meie vaimuga, et me oleme Jumala lapsed. Rõhutan meie vaimuga. Meil on ka vaim, eks ole, sees. Et me oleme Jumala lapsed. Kui me aga oleme lapsed, siis oleme ka pärijad. Nii Jumala pärijad kui ka Kristuse kaaspärijad. Et kui me ühes temaga kannatame, siis meid ühes temaga ka austatakse. Siin me kohtume sõnaga kannatus. Ja tekib küsimus, miks me peaksime kannatama. See on lai ja sügav, väga sügav mõiste, sellest võiks väga pikalt rääkida, aga mul ei ole täna see teema nagu esikohal, aga võtame lühidalt, Jeesus kannatas, me teame seda. Jeesus on andnud meile eeskuju, ta kannatas ja väga palju on Piiblis juttu, et see, mis on temaga tehtud, tehakse ka meiega ja tema nime pärast saame kannatada ja kõik see, mis praegult maailmaski toimub, kui palju kristlased kannatavad. Nii et see on selge, et see kannatus kuulub Jumala laste elusse, ütleme nii. See kuulub sinna. Teiseks, kannatused on erinevad, on raskemaid, on kergemaid, aga kui sa oled koos Kristusega selles kannatuses, tema viib sind sellest läbi, selleni me jõuame, ma veel jagan seda, siis me, ma ütleks kohe, ei pea kartma neid kannatusi. Ja, sest me teame, kes on Jeesus, kes on Jumal, sest see kõik on võidetud. Need asjad on võidetud Jumala poolt.
Jeesus Kristus kannatas ja tema sõnad piiblis räägivad ka meie kannatustest, kuigi oleme tema järgijad. See aga omakorda viitab sellele, et on olemas üks jõud, mis võitleb Jumala ja tema laste vastu. Üks jõud on olemas. Jah, see on kuradi vaim ehk Lutsifer, selle maailma valitseja, linnupüüdja, hingevaenlane, vanakuri ja nii edasi, palju nimesid on tal. See on madu, suur lohe ja madu. See kõik on see jõud, vaimne maailm, millest me täna rääkisime juba ka. Ja siin toimubki see võitlus. Ja tema on tappja, valetaja, varastaja, nii nagu piibel ütleb. Aga on ka selgelt öeldud piiblis Johannese 4:4. Teie lapsukesed olete Jumalast ja olete nad ära võitnud, sest suurem on see, kes on teie sees, kui see, kes on maailmas. Vot siin me läheme ühe võtmesalmi juurde, et suurem on see, kes on meie sees. Me rääkisime ka möödunud palvekoosolekul, oli selle teemaline siin jutt. Et me ei pea seda ainult nagu teadma, vaid me peame seda tundma. Kuidagi sa pead seda kogema oma sees, et see on suurem, kes on sinu sees. Mitte ma tean, jah, ta on, aga sa lihtsalt koged seda, et tema suurus ja kogu see suuruse vägi ja võim on valitseja ja võitja. Ilmutuse 12:11 ütleb, ja nemad on tema võitnud talle ehk Jeesuse vere ja oma tunnistuse sõna tõttu, ega ei ole oma elu armastanud surmani. Ja nemad on tema võitnud. Tähendab, me oleme võitja poole peal. Me oleme võitjad. Kui see näide, mis praegu me tõime teile ennem selle jutluse algust, siis oli seal üks vaimumaailmas üks võitlus. Tugev võitlus oli. Seal oli võitlus väga võimalike elu ja surma peale. Selle inimese kõrvaldamise peale. Ja seda just tegi see samane jõud, millest ma praegu räägin. Aga lõpuks ta pidi alla andma. Ta alistus Jeesuse nimele, Jeesuse verele, kõike seda me palvetasime. Ja lõpuks ta nagu hopp ja oli see vabanemine ja siis väga selge jutt, kus ma olen, mis asi on juhtunud ja nii edasi. Ja kui sa oled, kui meie oleme siin uuesti sündinud, vaimuga täidetud usklikud, on sul eneses tarvitamiseks valmis kõik see vägi, mida sa iganes kurja võitmiseks vajad. Ma kordan seda lauset. Kui sa oled uuesti sündinud ja vaimuga täidetud usklik. Ja. Siin on küsimus, kallid. See on väga tõsine küsimus. Väga paljud. See ei ole kellegi süüdi mõistmine ka midagi, aga on nii-öelda usklikke, on kristlasi või kuidas me neid ka ei nimetaks, kes on mõistuse tasemel nii-öelda religioossed inimesed, aga nad ei ole uuesti sündinud ja vaimuga täidetud. Nad ei ole. Nad lihtsalt usuvad, et Jumal on olemas ja et ta on ka Jeesust usuvad ja kõik, aga
see on puudu. Ja see on väga-väga oluline. Ja kui sa tõesti oled seda ja vaimuga täidetud, tähendab püha vaimuga täidetud, on sul enesel tarvitamiseks valmis kõik see vägi. Tähendab, Jumala poolt on antud sulle see vägi. Ja seega, millest me rääkisime, see kõik, see oli Jumala poolt antud vägi, millega sa läksid vaenlase vastu. Ja usuelus me puutume palju kokku nende asjadega. Meie selles usu ajas, praktikas või elus, mis me on üle 30 aasta, meil on palju, me oleme kogenud seda aga see ei ole tänane teema neid asju kõike välja tuua, rääkida, aga need on kõik niisugused võiduasjad olnud, et on alati Jumal jääb võitjaks, tea seda. Ja kui sa oled vaimuga täidetud usklik, tähendab, Jumala poolt on sulle antud kõik see vägi, mida sa iganes kurja võitmiseks vajad. Kõik võimas jumalik vägi asub sinus. Jäta meelde, kõik võimas jumalik vägi asub sinus. Sa võid selle väe all öelda, surma inglile kuulutada kadu, kuulutada ellu ärkamist. Meil on olnud inimene, kes suri, viidi süles ära teise ruumi ja oodati seal ka. Ja Jumala vaim rääkis mulle, aga mida sa ootad? Ma läksin järgisin, ta lamas seal ja vanem naine oli. Ma ütlesin, Jeesuse Kristuse nimel surmavaim välja temast. Ja natuke aega nii ja tuli nägu, läks, jume tuli tagasi, enne oli lumevalge ja elu tuli tagasi. Pärast istus esimeses reas, käed üleval, andis Jumalale au. See on Jumala vägi. See ei ole mingi suur ime, et sa oled kellegi surnu üles äratad või midagi. See on, ma ütleks, normaalne asi Jumala poolt antud. Lihtsalt, kas sa kasutad seda, kas sa teed seda või ei tee seda. See sõltub sellest, milline suhe sul on Jumalaga. Kui sügav see suhe on. Sest tema kõikvõimas jumalik vägi asub meis. Tema, kes elab minus, on suurem kui see, kes on maailmas. Tema on suurem kui kurat, suurem kui haigused, suurem kui vaesus, suurem kui surm. Tema on suurem kui kõik vaenlase väed ja tema elab minus. Üle kõige nende asjade, mis ma nimetasin. Kui mõelda ainult selle peale, kas me nagu keskendume või mõtleme selle peale, mis tegelikult, kes me oleme ja mida Jumal on andnud ühele oma lapsele. Millise, kuidas seda nimetada, rikkuse või väe ja kõik, mis sinna alla kuulub. See kõik on antud. See ei ole jutt lihtsalt. See ei ole muinasjutt. See on olemas. Ja nagu kirjutatud on, et kui tema on minus, see tähendab minu poolt, kes võib olla minu vastu. Meie tõeliste jumalalaste vastu. Kes võib olla meie vastu, kui Jumal on meie poolt. Need on niisugused väga sügavad sõnad, mida ma täna räägin. See jutt ei ole pikk, aga selle eest on väga, ma ütleks, sisukas. Sellel igal sõnal on kaal, mis on Jumala poolt välja käidud, see on tõde, aga kaal, just selles mõttes kaal. Et see
ja ma usun ka see, et enne, mis me täna rääkisime, need on väga sügavad ja tõsised näited, mis kinnitavad seda kõike. Ja neid asju võiks veel rääkida, mis on Jumal teinud. Tähendab, ei saa need jõud olla meie vastu. Jah, sa võib-olla mõtled praegult, et aga ometi ju surevad märtritena ja ma mõtlesin selle lause peale juba eile õhtul veel, kui ma lugesin seda jutlust üle. Ja siis mul tuli pilt, vahepeal näidati televiisoris. Ega seal praegultki ei ole muutunud asjad, kui oli kuskil, see oli selle Al-Qaidaga need muslimid, kui oli mere äärde põlvede peal olid mehed. Neil olid need teised riided selga pandud ja need oli 10 mehi seal. Ja nad olid põlvede peal ja nende taga seisid siis need mõrtsukad, ütleme nii, ja suured pussnoad olid käes. Ja see kaamera ei näidanud rohkem selle televisioonis, rohkem kui kord nägime neid võtteid. Ja siis ta kuidagi näitas nende meeste nägusid, kes olid seal põlvede peale pandud, vangid ja kristlased. Kristlased, neile anti võimalus muidugi sinna muslimi usku minna kõik, aga nad ei teinud seda. Ja nad loobusid kõigest nendest pakkumistest oma elu hinnaga. Aga mis seal rääkis vähemalt minu vastu, kui ta näitas neid nägusid, siis nad olid, milline rahu, milline naeratus oli näol, see kuskil pilk oli üles ja kenad mehed, noored, tugevad, niisugused jõulised. Ja nad vaatasid üles kuhugi, neil oli ühendus Jumalaga ja järgmisel hetkel nende kõrid lõigati läbi kõik. Ja siis see kaamera näitas seda merevett, mis oli seal punane oli verest. See kõik, nad kehad läksid sinna ja kõik. Miks? Võid öelda, et miks siis, kus see Jumal on või nii? Vaadake, Jumal, nagu üks juhus oli, ma lugesin seda kuskilt, keegi, kelle poeg suri, isa vist oli, karjus Jumala peale, näitas rusikad, kus sa olid siis, kui minu poeg suri ja laps suri. Ja tuli vastus talle, ma olin täpselt seal samas, kui siis, kui minu poeg suri. Kui Jeesus suri. See on tõsine sõna, mida me täna kuuleme. Ja kui Jumal lubab teatud asju juhtuda meie eludes, siis need on teatud tähendusega. Sellepärast, et selle eluga siin maa peal ei lõppe kõik, vaid see ei ole surm, see on üleminek teise ellu. Nagu Peetri ema, jah, ta lahkus siit, ta pandi hauda, aga tema hing juba on seal, mida me ei oska ei mõelda, ei arvata, sest see kõik on niivõrd jumalik ja pühalik ja me inimlik mõistus siin nagu katkeb, et sa lihtsalt tead ja usud seda, mida piibel ütleb, et see on parem, mida ei oska lihtsalt sõnadega, see ei saa seda edasi anda. Tähendab, ei saa olla keegi meie vastu, kui Jumal on meie poolt. Tähendab, see näide, mis ma tõin nendest hukkunutest, kes seal tapeti,
kas Jumal oli siis nende poolt või läks nende vastu? Loomulikult Jumal oli nende poolt. Miks sellised asjad juhtuvad? Miks siin Eestimaal on juhtunud asju? Miks praegu maailmas juhtub? Miks see samane noor Ameerika Jumala laps, võiks nii öelda, 2 lapse isa ja see kuul tabas teda. See võiks ju ka mööda minna. Tähendab, Jumal teab seda, miks see oli nii. Miks mina, Jumal on hoitud nii või teisiti. Tema teab seda. Miks oli veel vaja? Ka mina olen esitanud Jumalale nagu küsimus, et miks veel oleks võinud ju ära minna. See kord, kui see kõik juhtus mul 10. detsembril. Jumal teadis, miks ja ta teab, miks. Ja edasi ka teab, miks. Ta edasi saab. Mina ei tea, aga tema teab. Ma ütleks lõpetuseks, ei ole ega ei saa kunagi tulema siia maailma sellist vaimu või jõudu, mis võidaks Jumala. Ei ole ega ei saa tulema mitte kunagi. Mitte kunagi. See, mida me näeme praegu toimumas, need sõjad, need asjad kõik. Aga Jumal on üle kõige. Ja kõik sõltub sellest, milline on meie isiklik, sinu, minu vaimulik vahekord Jumalaga ja Jeesuse Kristusega. See on üks määrav asi. Kõik selle taga, mida me oleme kuulnud täna, mõtle selle peale, kuidas on sinu vahekord Jumalaga. Kas Püha vaim annab midagi tunda, teada sulle, mida peaks teistmoodi tegema, muutma. Püha vaim räägib meile seda, me peame kuulama seda. Ja alati on võimalus kasvada, võimalus edasi areneda, tugevamaks saada Kristuses. Ja see ongi meie tänane selline, ma usun, Jumala poolt antud küllaltki tõsine, sügava sisuga sõna. Sellepärast, et väga palju ka Piibel räägib meile sellest, kõik see Rooma 8. peatükk, elu vaimus, eks ole, me oleme rääkinud vaimust. Vist ainult mõned kohad, võib-olla ma veel lõpetuseks loen. Nii ei ole siis nüüd mingisugust hukka mõistmist neile, kes on Kristuses Jeesusest. Sest elu vaimu käsk Kristuses Jeesuses on sind vabastanud patu ja surma käsust. Sa oled vaba. Elu vaimu käsk Kristuses Jeesuses on sind vabastanud. Aga jällegi me näeme üks, kes on Kristuses Jeesuses. Kas me oleme Kristuses Jeesuses või me arvame, et me oleme. Või oleme me vähe, võiks rohkem olla, ütleme nii piltlikult välja, eks ole, alati on võimalused selles. Ja see koht eriti, aga kui selle vaim, kes Jeesuse surnuist üles äratanud, teis elab. Kujuta ette ainult, mõtle selle peale, Jeesus, Jumal, ta oli surnud, me teame kõik. Ja püha vaim, sama, mis ma algul nimetasin siin, kolmainsuse, üks Jumalatest, äratas Jeesuse surnuist üles. Aga kui selle vaim, kes Jeesuse on surnuist üles äratanud, teis elab, see sama vaim, kes Jeesuse äratas üles, elab minus ja sinus. Elab.
ja me peame selleks jah, me peame selleks nagu ise elama nii ja olema nii, et tõesti ta saaks meie sees vabalt elada. Et ei oleks takistusi. Kunagi ei lähe meelest ära. See lihtne ütlemine, see on ka juba läinud, tema on läinud Jumala juurde, kes oli vanglas. Oli aastaid tagasi, 2007. aastal oli Steve Hill. Ta oli Ameerikas on üks Floridas vist on Pensacola. Seal oli ärkamine. 5 aastat kestis. Miljonid inimesed said seal päästetud. Ma olen neid videosid näinud. Võimas. Tema oli selle üks pastoritest. Ja ta käis Eestis vanglas. Marianna tõlkis teda vene keelde veel. Allan Kroll tõlkis eesti keelde. Paljud mehed andsid elu Jumalale. Jumal pettis ta ära 59 aastasel vähjaga. Miks? Ma ei tea. Aga me teame, kus ta läks. 59 aastasel. Mees, kes põles. Mulle profeteeris isegi vanglas. Tal tuli sõna ja tuli minu juurde üle ruumi ja ütles. Ja tema ütles ühe lause, et kõik see, mida sa teed, ta ütles seda vanglas ja ta kordas seda ka linnahallis. See oli Jumala teenistusel linnahallis. Tol ajal veel töötas linnahall. Täis täielikult linnahallis. Ja ta ütles selle lause, et kõik see, mida sa teed, millest Jeesus ei saa osa võtta, on patt. Kõik see, mida sa teed. Nii et kui me midagi teeme, mõtleme enne. Väga lihtne niisugune, katse või kuidas öelda tõde või kuidas me ta nimetame. Kas Jeesus teeks seda praegu? Kas ta saab minuga seda koos teha? Või olla kuskil. Minna, olla, teha, rääkida, öelda. Oi, kui palju on neid asju, oi, kui palju. Ja kui kohe see tunne, ei, Jeesus ei teeks seda. Jeesus ei teeks seda. Siis ära sina ka tee. Ütelda lihtsana, eks ole. Ja et sellest vabaneda, me võime eksida. Jumal on sellega arvestanud, et me eksime, aga Jumal annab ka andeks. Jumal annab andeks meile ja kui me tunnistame oma eksimusi, kui me tõesti tunneme, et see on vale tegu, vale ütlemine või ükskõik mis asi, Jumal annab andeks. Ja vot siis on sul selline vahekord Jumalaga, et sa võid nende vaenlase rünnakutele, kõigile asjadele vastu minna. Ja sa oled võitja poole peal. Haigustele vastu seista kõik. Ja Jumal teeb, mida ta teeb. Võtab ära, keda võtab ära, annab elada, kellele annab elada. Ta on Jumala käes kõik. Ja lõpetan sellega ka, et see 1. Johannese kirjast 4. peatükk siin ütleb kohe, et armsad, ärge uskuge igat vaimu, vaid katsuge vaimud läbi, kas nad on Jumalast. Sest palju valeprohvetid on läinud maailma. Tähendab, me elame praegu selle maailma ajastul, kus tõesti on väga palju valet, valeprohveteid, vale
tunnistusi, vale sellist petlikku evangeeliumi me kuuleme. Ja see tuleb kavalalt, kuradi võtetega, ta on kaval. Aga jällegi püha vaim paljastab meile selle, et see ei ole õige. Ja samamoodi oleme Mariannaga kogenud seda, kuidas Jumala vaim on meile näidanud väga palju asju, mis ei ole õiged olnud, isegi raamatuid, mis on väga, väga nii targalt jutumärkides kirjutatud. Kõik Jumala tõed on, aga paljastab sealt midagi, mis toob välja, et see ei ole õige. Ja kord on kaval. Ja. Ja lõpetuseks ma loen siit. Teie lapsukesed, see on ka 1. Johannese 4. Ja 4. salm siit alates. Teie lapsukesed olete Jumalast ja olete nad ära võitnud, sest suurem on see, kes on teie sees, kui see, kes on maailmas. No, me oleme täna juba mitu korda kuulnud seda. Nemad on maailmast. Sellepärast nad räägivad maailmast. Ja maailm kuuleb neid. Kas saab veel selgemini öelda seda kõik? Nemad on maailmast. Sellepärast nad räägivad maailmast. Nad on maailmast. Räägivad maailmast. Ja maailm kuuleb neid. 3 asja. Ta on sealt, räägib sellest ja maailm kuuleb. Seda me ju kuuleme iga päev oma kõrvadega. Aga edasi, 6. salm ütleb. Meie oleme Jumalast, kes tunneb Jumalat, võtab meid kuulda. Kes ei ole Jumalast, ei võta meid kuulda. Sellest me tunneme tõe vaimu ja eksituse vaimu. Väga lihtne. Jäägu see meile nagu üheks suunanäitajaks. Nii tänasel päeval kui ka kõiki meie päevades, mis Jumal meile veel kingib, et me tõesti igatseksime seda tõelist pühalikku osadust Jumalaga. Teha seda, mis on Jumalale meelepärane, eksides parandada, andeks paluda, tunnistada ja uuesti edasi minna koos Jeesusega. Sa oled võitja poole peal. Sa ei pea midagi kartma. Ei sina, sinu perekond, sinu lapsed, midagi. Seisa vastu. Sul on antud meelevald. Seisa vastu nende kurjade jõududele. Ta põgeneb, ta alistub. Ja ära karda teda, sest suurem on see, kes on sinu sees. Ja kes võib olla sinu vastu, kui Jumal on sinu sees. Mitte keegi. Tõuseme palveks. Jumal, ma tänan sind, et me oleme saanud täna ühte vaimulikku rooga siin, Jumal, mis räägib sinust, sinu väest, sinu pühadusest, sinu meelevallast. Jumal, anna meile igatseda seda just, Jumal. Mitte leppida vähemaga, mitte leppida sellise pooliku olemisega, et täna on ja siis ei ole. See on Jumala poolt antud ja ta on antud ja ta jääb. Teisiti ei saa olla. Me ei pea kartma siin, et tagasi tõmbuda kuidagi ja kahteleda selles. Ei,
vaid öelda, nii on kirjutatud, nii nagu Jeesus ütles, kui tal olid need kiusatused, kõrbekiusatused, kirjutatud on. Ja ka see, mida me oleme kuulnud täna, see on kirjutatud Jumala sõnas. Ja me toetume sellele, et Jeesus Kristus on issand ja tema valitseb. Igavesest ajast igavesti. Aamen. Olge õnnistatud. Aamen.